Aga kuidas tehti nalja siis, kui sõna ei olnud vaba? Seda küsisime Vladislav Gorzetši käest. Just sellel ajal olid väga populaarsed poliitilised anekdoodid. Näiteks selline. Kas teate, et Brežnev kogub enese kohta käivaid anekdoote? Jah, ja palju tal neid siis juba on? Mitu laagritäit. Selliseid anekdoote räägiti omavahel. Avaldada või lavalt esitada niisuguseid ei saanud. Ega ei saanud olla avalikult ja otseselt vaenulik Nõukogude võimu või kommunistliku partei suhtes. Kes üritas olla, sai kiiresti esinemiskeelu. Ametlikult tsensuuri ei olnud, tegelikult oli. Näiteks 80ndate alguses mängis Tõnu Aav ühte mu estraadi näidendut Filharmoonia kaudu. Kui minu poolt oli sellele pandud algselt pealkirjaks Kõik üks tsirkus, siis rahva ette jõudis see hoopis pealkirjaga hoopis pehmemana Tsirkuse sildi all. Kui Nõukogude ajal oli nalja tegemine kammitsetud tollase ideoloogia poolt, siis päris prii ei ole asi ju praegugi. Poliitkorrektsus ja muud sellised asjad on need, mis justkui ahistavad tegijat. Kuid nii Nõukogude ajal kui ka praegu on üks oluline asi, mida üks naljategija peaks silmas pidama, see on taktitunne, sisemine viisakus teiste inimeste vastu.